esimest korda seda Google Meeti nüüd salvestamisvõimalusega koos, nii et siin on natukene seda pusimist, et ei ole, natukene proovisime küll ennem, et kuidas see töötab, aga tundub, et kui päris asjaks läheb, siis ikkagi tuleb veel natukene harjutada. Tahtsin kõigepealt jagada, enne kui ma hakkan tutvustama Vitsa funktsionaalsusi, tahtsin jagada 2 linki. Üks link on siis viide Vitsa ingliskeelsele kasutusjuhendile, kus on natukene rohkem funktsionaalsust, aga teine link on siis sellisele lühemale juhendile, mis on eesti keeles ja mis selgitab seda juhendamisvajaduse haldust siis Vitsas, et kuidas juhendamisvajadus siis täpselt töötaja profiili tekib ja läbi siis nende juhenditele loodud seoste ja töötajal endal olevate seoste. Et ehk see natukene selgitab ja ma seda tahaks ka täna uuesti üle käia, enne kui ma tutvustan. Peale seda, kui ma olen uuema funktsionaalsuse ära tutvustanud, et siis ma tahaks mõned vanemad asjad lihtsalt kordamise mõttes üle käia, et me salvestame ka seda, siis on hea seda hiljem järele vaadata. Nii. Siia siis. Nii. Ja teine on siis juhendamisvajadus eesti keeles. Nii. Ja nüüd ma siis katsun näidata Vitsa. Nii, et ma alustan siis kõigepealt sellise asja tutvustamisega, et üks suuremaid muutusi, mis meil viimasel ajal on toimunud, on siis see, et kui meil varasemalt või kogu aeg on siiamaani olnud töötajapoolne kinnitamise või nii-öelda see allkirjastamise võimalus on siis kujutanud endast seda, et saadetakse emaili peale link ja läbi lingi siis saab juhenduse kinnitada niimoodi, et tuleb sisestada SMS-kood tagasi Vitsa, siis nüüd on võimalik sisse lülitada ka siis allkirjastamise nii-öelda või see tugeva autentimise võimalus. See tähendab siis seda, et näitan ka kohe teile. See tähendab seda, et näiteks mul on siin üks kiri töötajale tulnud ja kui töötaja avab selle lingi sellest teavituskirjast nii-öelda omalt poolt, siis kõigepealt küsitakse töötajalt siis nii-öelda seda autentimist, et ta peab siis oma isiku tuvastama kõigepealt siis kas läbi ID-kaardi või mobiil-ID või Smart ID. Ja kui ta on seda teinud, siis minu tänase teadmise kohaselt on niimoodi, et tunni aja jooksul talt uut autentimist ei küsita ja ta saab, kui ta jõuab tunni aja jooksul juhendid läbi lugeda, siis ta saab lihtsalt kinnitamise nupule vajutamisega kinnitada enda juhendamise, aga kui tal läheb kauem kui tund aega, siis kinnitamise nupule vajutamise peale seda siis küsitakse talt uuesti nii-öelda autentimist, siis ta tuvastab oma isiku ja siis annab oma kinnituse läbi selle. See on siis nii-öelda autentimine, mitte digiallkirjastamine, et see on siis PIN-1-ga saab töötaja anda omapoolse kinnituse, mis on siis mõnevõrra turvalisem nii-öelda lahendus kui siis pelgalt läbi SMS-koodi, mis siis justkui tõestab tegelikult, et kes iganes omab seda seadet sellel füüsilisel hetkel, siis see saab ka selle kinnituse anda, et siis isiku tuvastamine on natukene parem selles mõttes. Seda saab lülitada sisse
kliendipõhiselt, kui peakasutaja annab sellest teada, see ei maksa midagi lisaks. Ja lisaks on, et kui see on sisse lülitatud, siis näiteks töötaja profiilist, mul on siin Maarju nimeline töötaja, siis kui mingil põhjusel see töötaja ei saa Smart ID-d kasutada või muud lahendust, mis seal näha oli, et siis tegelikult saab siit selle tugeva allkirjastamise temal välja lülitada, mis tähendab seda, et tema jätkab SMS-i kaudu kinnitamist siis. Et saab selliseid üksikuid erandeid nii-öelda siis töötajatel teha hiljem, kui see on sisse lülitatud. Aga et seda peab tõesti kontopõhiselt sisse lülitama, sest kõik võib-olla ei ole valmis korraga sellele nii-öelda üle minema, et siis kui selleks ollakse valmis, siis saab meie kokku leppida, me saame selle siis sobival ajal aktiveerida. Nii, siis teine funktsionaalsus on seotud võib-olla peamiselt intsidentidega, mis me oleme siin viimasel ajal rohkem nii-öelda arendanud ja rõhku pannud. Et kõigepealt ma tuletan meelde sellist funktsionaalsust, mis on natukene varem juba loodud, et struktuuri moodulis osakondade vahelehel siis, kui avada mõni osakond, siis on võimalik vastutav isik nii-öelda määrata osakonnapõhiselt, igale osakonnale oma vastutav isik. Siin on mul näiteks osakonnale vastutav isik määratud, see tähendab seda, et see isik määratakse vaikimisi siis lahenduse eest vastutavaks isikuks intsidendi vormil. Kui intsidendi loomisel on valitud osakond, kus tema ehk see vastutav isik on määratud nii-öelda. Seda isikut saab intsidendi vormil enne salvestamist ka muuta. Tähendab seda, et kui ma nüüd lähen ja raporteerin intsidendi, proovime siit järgi intsidendi raporteerida. Paneme eesti keeles, kas. Mingi midagi juhtus peaaegu. Ja nüüd, kui ma valin intsidendi asukohaks selle osakonna, kuhu vastutav on määratud struktuuri moodulis, näiteks see oli juhtimise osakond, siis sellisel juhul, kui see vastutav isik on määratud ja ma selle intsidendi raporteerin, siis see inimene on ka automaatselt selle intsidendi lahenduse eest nii-öelda vastutav isik. Nii, see tähendab seda, et see isik saab automaatselt siis nii-öelda kirja selle kohta, et tema on lahendusest vastutav, et see võtab seda töökoormust nii-öelda vitsa kas peakasutajalt ajalt ära või siis teistelt alamkasutajatelt, et nad ei pea iga kord määrama ise manuaalselt vitsas neid vastutavaid isikuid, et seda on võimalik siis automaatselt teha sellisel juhul. Et alati vaikimisi see osakonna vastutav on ise nii-öelda see vastutav isik. Ja kui tema nüüd avab selle lingi kaudu, no, tahagi mul avada seda praegu siin see brauser. Jupsib. Et siis nüüd on vastutajal, kes on intsidendi eest vastutav, tal on lisaks tagasilükkamisele ja lahendatuks märkimisele, mis on varasemad funktsionaalsused, on tal võimalik ka muuta seda intsidenti nii-öelda, et tal on võimalik siin omapoolne lahendus kirjutada või siis, kui siia on juba midagi ette kirjeldatud, siis on tal võimalik seda muuta. Ja samamoodi on tal võimalik seda tähtaega kas siis määrata ise esmakordselt või siis muuta juba olemasolevat tähtaega, ehk siis tal leiab lahenduse ja selle lahenduse tähtaega võib-olla midagi erinevat kui see, mida alguses arvati, et siis on võimalik tal neid mõlemaid siin muuta.
nii ilusti logis mind välja lihtsalt. Sellest välja logimise teemast ka natukene tahan pärast rääkida. Et siin on ka siis näha, et need väljad on nii-öelda muudetud vastutaja poolt. Siia on lahendus kirjutatud ja on valitud tähtaeg, mida see ennem ei olnud. Ja kohe vaatan veel üks asi, mis veel on intsidendi raportil, on siis tegelikult ka raporteerija osakond. Seda on nii-öelda statistika jaoks on võimalik kasutada raporteerija osakonda, et see, kes iganes raporteerib, valib iseenda osakonna, kus kohas tema töötab. Siis on võimalik lihtsalt intsidentide raportist hiljem vaadata, et millisest osakonnast nii-öelda töötajad kõige rohkem raporteerivad intsidente. Visuaalsetest muudatustest viimasel ajal on muutunud võib-olla kõige olulisemas kohas, mis on see töötaja profiilist tema kinnitamiste vaade. On siis muutunud siit natukene see vaade. Ma korraks vaatan siia, et ega te chati midagi kirjutanud ei ole vahepeal. Muutunud on see, et see ajatempel on tulnud siis siia nii-öelda kõige ette otsa ja staatused on jäänud siia taha otsa. Mis veel on muutunud, on see, et kuvatakse mingisugune valik 9 või 10 sellist üksust siia ette, et lae rohkem nupp on siin all ja siit saab siis laadida seda ajalugu nii-öelda pikemalt. Lihtsalt süsteemi nii-öelda optimeerimise mõttes, et vips oleks kiirem ja alati ei laetaks kogu infot nii-öelda, mida võib-olla ei ole kohe vaja kasutada. Et kui ma nüüd lähen siit ära ja tagasi lähen näiteks siia, et siis see on mul alati lahti laetud selle sessiooni käigus, et ma ei pea iga kord seda lahti laadima. Et minu sessioon kestab ja ma saan siin toimetada edasi. Niimoodi, et kõik on laetud. Muutunud on veel ka see, et nendel blokkidel on nüüd staatuste järgi mingisugune järjekord. Et kui ma kuskilt tühistan midagi, mis iganes põhjusel mõne kinnitatud bloki juba tühistan, siis see tühistatud blokid on alati kõige esimesed. Need on sellised, mis tahaks justkui nagu tegelemist saada, kas siis ära kustutamist saada või siis uuesti nii-öelda töötajale välja saatmist. Et siis need tekivad alati esimeseks eelistatud järjekorras. Seejärel on nii-öelda loodud staatuses blokid. Ja seejärel tulevad siis kõik blogid, mis on nii-öelda ootel juba välja saadetud töötajale. Ja alles siis tulevad kõik nii-öelda nagu see kinnitatud ajalugu. Vot, siis on mõttes ka võib-olla siia mingid filtreid juurde luua, et oleks võimalik ka siis staatuste järgi üldse näha ainult ootel või ainult kinnitatud või ainult digitaalselt kinnitatud blokke. Aga see on natukene siis millalgi tulevikus. Siis need kliendid, kes kasutavad mõnda integratsiooni varianti, siis siin integratsioonide lehel peamiselt siis REST-API nii-öelda liidestuse variantides on täpsemad seaded, et siin on rohkem võimalusi, et kui automaatselt andmed tulevad vitsa, et siis on siit võimalik teatud asju kontrollida. Näiteks saab siit nii-öelda seda vaidkeväärtust kontrollida tervisekontrolli nii-öelda vajaduse puhul või isikukaitsevahendite siis nii-öelda vajaduse puhul. Et kas töötaja ilmub vitsa vaikimisi isikukaitsevahendite vajadus sisse lülitatud või mitte. Et siis seda annab siit rohkem enda soovide kohaselt kontrollida. Aha, just tulin siit kinnitamiste lehelt, et nüüd eriti need kliendid, kellel on palju juhendeid ja teatud juhtudel
võib olla selline nii-öelda olukord, kus mis iganes põhjusel alati on juhendajaks üks ja sama inimene kõikidel juhenditel sellel töötajal nii-öelda. Et kui ma nüüd tahan töötajale välja saata ja ma olen siin näinud mõnel kliendiga on ühes plokis 75, 80 juhendit, siis ükshaaval juhendaja valimine on tülikas, et siis sellisel juhul on võimalik kasutada seda nuppu, kus on kirjutatud siis, et rakenda seda juhendajat kõikidele selle ploki ridadele. Kui ma seda vajutan, siis ma saan vihkli automaatselt kõikidele nii-öelda ridadele juhendajaks panna. Ja ma saan seda ka muuta näiteks Silveriks. Et siis lihtsalt see on süüka väike nagu nõks, kuidas hoida seda aega kokku, kui tõesti on vaja üks ja sama juhendaja valida kõikidele juhenditele korraga. Ja siis on võimalik võib-olla mingeid erisusi teha, et ükskõik kumma pidi nii-öelda nagu siis väiksem, vähem töömahtu nii-öelda on. Siis tahtsin mainida seda väljalogimise probleemi, mida te tegelikult nägite siin, et ma läksin Vitsast välja, ma kasutasin teist nii-öelda incognito režiimis või privaatrežiimis brauseri akent ja tagasi Vitsa tulles olin välja logitud. See võib juhtuda veel teatud juhtudel, aga me tahaks loota, et me oleme suures osas selle probleemi lahendanud, et näiteks peamine võib-olla kasutusjuhtum oli see, kui taheti vaadata, mis on töötaja testi tulemused juhendamisel. Ja kui vajutati siia digitaalselt kinnitatud ja vaadati testi ja tuldi tagasi, siis logis nii-öelda Vitsast välja. Praegu hetkel mind ei loginud välja, aga varem logis iga kord nii-öelda välja ja pidi uuesti selles põhiaknast tagasi sisse logima. Ja seda see oli peamiselt kõigil neil, kes kasutasid vits.co domeeni. Aga praegu tahaks loota, et see on suures osas lahenenud, et kui kellegi endiselt alati teatud olukorras logib välja nii-öelda põhisessioonist, et siis tasuks meile märku anda, äkki me saame veel kuidagi sättida neid juhtumeid, et seda ei juhtuks liiga tihedasti. Nii korra vaatan ka siia tagasi. Nii. Võib-olla väiksem asi on see, et see sisse logimine on natukene muutus. Et võib-olla läks kellegi jaoks sisse logimine Vitsa natukene ebamugavamaks, et kõigepealt küsitakse kasutajanime ja siis tuleb seda just kinnitada. Siis tegelikult see on selle jaoks, et kasutajanime järgi üldse otsustatakse, millist sisse logimise võimalust on lubatud kasutada sellel kontol. Et näiteks kui on Smart Login aktiveeritud, siis peale kasutajanime sisestamist üldse mingit parooli varianti ei tulegi, vaid kohustatakse sisse logima siis seda kas siis Smart ID või ID-kaardiga. Et antud juhul minul ei ole seda aktiveeritud hetkel, mina saan endiselt parooliga sisse logida, et siis ma pean 2 korda nii-öelda vajutama seda nuppu, et sisse logitud saaks. Võib-olla üks selline muudatus, mida ka võib-olla ei ole märgatud, aga taustal on siis see, et me ei kasuta ühisjagatud IP-d, mis siis võiks, kes teab, kellel on muret olnud sellega, võib-olla on siis, kuidas ma ütlen, et tajub seda muudatust selles, et võib-olla Vitsa poolt tulevad teavitused ei lähe enam nii sagedasti rämpsposti või spämmi alla. Et kuna me kasutasime ühisjagatud IP-d nii-öelda varem, et siis selle IP reputatsioon ei olnud või see hinnang ei olnud just väga kõrge ja selle tõttu ka mitmed meiliserverid nii-öelda klientide poolt ka klassifitseerisid võib-olla Vitsa automaatteavitusi rämpspostina. Et selles osas peaks olema olukord oluliselt parem. Siis oli meil üks väike bugi sellega seoses, et kliendid, kellel on hästi palju juhendeid ühes ja samas plokis ja peaaegu igal juhendil on ka test küljes, siis töötaja poolelt need testide laadimine võttis omajagu aega, et pidi ootama,
kuni need testid jõutakse ära laadida, sest kõik testid avati korraga, et nüüd siis avatakse ainult see test, mida töötaja avada soovib parasjagu, et siis selles osas ei tohiks enam sellist probleemi olla nagu varem, mis jäi võib-olla liiga kauaks töötaja vaatest laadima. Ja siis ka SMS-ide saatmise loogikat parandasime natukene, et päris mitmel korral tekkis olukord, kus töötaja võib-olla natuke kärsitu ja kui ta ei saa 30 sekundi jooksul SMS-i selle koodiga, mis ta peab justkui tagasi sisestama, et kinnitada oma juhendamist, siis ta tellis üha uuesti SMS-i, mis siis operaatori poolt see seade, tema telefon blokeeriti ära, sellepärast et klassifitseeritakse just, et keegi ründab või keegi tahab nii-öelda liiga lühikese ajavahemiku jooksul liiga palju nii-öelda SMS-e saada, mis siis justkui on nagu roboti käitumine nii-öelda. Et ka selles osas loodame, et oleme saanud suures osas mure lahendatud. Nüüd, mis on lähiajal tulemas, mida ma julgen enam-vähem öelda, et kohe-kohe peaks saama, on siis see, et juhendile peaks saama, võtangi test keskkonna lahti, saan teile näidata, et juhendile on võimalik tulevikus määrata eeldatavat juhendamise aega minutites. Et meil on siin mitmed kliendid küsinud, et kas saaks sellist aega kuidagi määrata. Meil küll mõõdame reaalselt töötaja poolt juhendite nii-öelda selle kogu ploki kinnitamiseks kulunud aega, aga seda võib-olla kõikides olukordades kasutada ei saa. Ja on soov enam-vähem nii-öelda nagu hinnanguliselt arvutada kokku, kui palju töötajad kulutavad aega juhendite lugemise peale, eeldusel, et nad neid tõesti sellises mahus loevad, nagu siin eeldatavalt aeg minutites antud on, siis iga kord, kui töötaja kinnitab sellise juhendi, kus see aeg on määratud, siis me logime selle sinna sellesse juhendamiste raportisse ja iga juhendi siis eeldatud juhendamise aeg minutites tekib siia, et siis on Excelis võimalik suhteliselt paari võttega kätte saada aeg minutites, kui palju mingi ajaperioodi jooksul mingitele juhenditele mingisugustel töötajatel aega kulunud on. Ja siis teine asi, mida me tahaksime kohe ära lahendada lähiajal, on siis see võimalus, et töötajate andmete import või kes kasutavad näiteks andmete importimiseks Exceli faili, et siis kui siit see malli fail alla laadida, siis sellisel juhul oleks ta eeltäidetud juba kõikide nende andmetega, mis sellel hetkel nii-öelda vitsas on. Ja siis on nii-öelda eeltäidetud tabelis võimalik teha muudatusi töötajate andmetes, mis iganes muudatusi ja siis see sama fail nii-öelda ka siin importida nii, et ei oleks vaja seal mitte midagi muud nii-öelda kohendada. Et siis annab võimaluse muuta massiliselt nii-öelda andmeid küllaltki kiiresti. Kui on vaja näiteks kõikide töötajate profiilides üks nupp välja lülitada või sisse lülitada, et isikukaitsevahendite vajadus kõigil korraga sisse lülitada või tervisekontrolli vajadus kõigil korraga välja lülitada, mis iganes, et siis selliseid tegevusi oleks võimalikult lihtne teha. Ja see ongi, ütleme, et sellised nii-öelda uuemad asjad, mis me oleme siin viimasel ajal teinud. Et nüüd ma natukene räägiks vanematest asjadest, mis on võib-olla tekitanud küsimusi ja sellepärast ka üks suurimaid muudatusi, mis me võib-olla siin, see oli nüüd selle aasta alguses tuli, oli see, et juhendite muutmisel, kas siis on selline muudatus juhendil, mis muudab versiooni või on selline muudatus juhendil, mis ei muuda versiooni, et kahte varianti selliseid juhendise muudatusi on olemas. Ja siis alati küsitakse sellises nagu pop-up ettepalas aknas, et kas uuendada
või mitte uuendada või ära uuenda, 2 nuppu on ja siis see on tekitanud küsimuse, et mida see siis tegelikult ikkagi teeb, see uuenda või ära uuenda. Et selle jaoks ma olen siia ka selle juhendi koostanud, juhendamisvajaduse haldus. Teen selle korraks lahti siit, et põhimõtteliselt on ju Vitsas juhenditel mingisugused seosed osakondadega, ametitega, asukohaga või keelega. Ja samasugused seosed on ka töötajatel. Töötajal on alati mingisugune osakond, kus ta töötab, mingisugune amet, millel ta töötab. Tal võib olla keeleelistus määratud, aga ei pruugi, samamoodi nagu juhendil, see võib olla määratud, aga ei pruugi olla. Ja asukoht samamoodi, juhendil võib olla asukoht määratud, töötajal võib olla asukoht määratud, aga ei pruugi. Ehk siis osakond ja amet on alati kohustuslikud, keel ja asukoht vabatahtlikud. Ja täpselt nende seoste alusel siis ka töötajale see juhendamisvajadus selle konkreetse juhendi osas profiili tekitatakse või siis ei tekitata. Et kui on töötajal juhendil seos kogu ettevõttega, on võimalik ka ju seos juhendil luua kogu ettevõttega, ma seletan selle kohe ära. Et siin on mul näiteks olid kõik osakonnad valitud. Ma võin valida kõik osakonnad ja see juhend kehtib kõikidele osakondadele. Selle probleem on selles, et kui mul tuleb täna või homme osakond juurde, uus osakond, struktuuriüksus, siis see ei kehti see juhend sellele osakonnale automaatselt, vaid tuleb tulla siia käsitsi selles juhendi sisse ja lisada see osakond siia osakonna seostele juurde. Ja seda peab lihtsalt teadma. Teine variant on see, et mul ei ole osakondi valitud ja mul on kogu ettevõttele kohaldatud juhend. See tähendab seda, et see on tuleviku kindel, et kui mul tuleb homme struktuuriüksuseid juurde või ameteid, siis automaatselt on see alati kohaldatud kõikidele nendele osakondadele või ametitele samamoodi. Täpsemates seadetes on võimalik kogu ettevõttele kohaldatud juhendid näiteks piirata asukohaga. Mul on siin üks asukoht ainult Ülemiste keskus, aga neid asukohti saab juurde luua, ma kohe ära näitan seda. Et kui ma näiteks valin siia asukoha, siis ta on küll kogu ettevõttele kohaldatud, välja arvatud siis ainult nendele asukohtadele. Ja need asukohad peavad siis töötaja profiilis samamoodi olema. Kui ma lähen siit töötaja profiili, isikuandmete juurde ja siis vaatan siit, et töötamise asukoht on Ülemiste keskus. Et siis kui see on sellel töötajal valitud, siis ainult Ülemiste keskuse töötajad saavad selle juhendamisvajaduse endale profiili. Ja töötamise asukohti ma võin luua siit samast juurde. Nii palju kui vaja. Või siis võib see tulla läbi liidestuse, siis kui see on võimalik seda töötajale määrata. Siis ma saan näiteks kogu ettevõttele kohaldada, aga ainult Tartus. Et siis see juhend läheb kõikidele ettevõtte töötajatele, kelle asukohaks on määratud Tartu. Ja sarnaselt on siis keeleeelistuseks. Et kui keeleelistus on valimata, siis see juhend kehtib kõikidele töötajatele olenemata nende keeleelistusest. Kas see on Poola või Eesti või Vene või Soome, vahet ei ole. Kui juhendile on keeleelistus valimata, siis see kehtib, läheb kõigile töötajatele on see juhendamisvajadus. Kui nüüd mul on juhendile eesti keel valitud ja töötajale on ka eesti keel valitud, siis nad kattuvad omavahel. Siis see töötaja saab. Kui töötajale on nüüd vene keel valitud keeleelistuseks, aga siin juhendil on eesti keel, siis nad omavahel ei kattu ja sellele töötajale seda juhendit profiili ei teki. Nüüd juhendil on 2 sorti muudatusi. Ühed muudatused, näiteks pealkirja muudatus, väljendamise kuupäeva muudatus või manuse materjalide muudatus
tekitavad kõik versiooni uuenduse. Ja see tähendab seda, et kui ma selliselt salvestan, siis alati küsitakse ka versiooni uuenduse infot, mis kuvatakse alati töötajale esimese asjana, kui ta hakkab seda juhendit kinnitama, siis ta saab siit lugeda, et muutus ainult esimene lõik ja tekkis 3. Siis ta ei loe kogu võib-olla 30 leheküljelist juhendit läbi, vaid ta tegelikult, siin on mul viga, vaid ta siis tegelikult loeb selle teatud lõigu. Kuna ma muudan versiooni, siis ma kindlasti ei tohi unustada ära, et ma pean ka selle uue versiooni failidest laadima. Et panengi siit näiteks selle teksti ülesse ja siis saan otsustada, kas ära uuenda või uuenda. See tähendab nüüd seda, et kui ma valin uuenda, siis see juhendamisvajadus tekitatakse töötajatele profiilides ja vastavalt sellele, kuidas need seosed parasjagu on. Ja see ongi tavapärane, et ma tahangi seda alati teha, et see on põhiliselt, ma tahangi uuendada töötajate profiili neil, kui nad on versiooni 2 kinnitanud, kehtiv versioon, aga nüüd ma tekitan versiooni 3, siis see uuendamine tähendab seda, et see versioon 3 lükatakse neile profiilidesse ja nad peavad selle samamoodi omalt poolt kinnitama. Kordan, et midagi välja ei saadeta töötajale juhendi muudatustega, vaid lisatakse juhendamisvajadused töötaja profiilidesse ja siis saab otsustada, kas saata välja massiga või saata ükshaaval igale töötajale. Nüüd mõnikord tekib selline versiooni uuendus, kus muudetakse kirjaviga juhendi pealkirjas näiteks või tehakse mingi selline kosmeetiline muudatus, mille tõttu ei soovita tekitada töötajate profiilidesse selle konkreetse versiooni siis juhendamisvajadust. Ehk siis ütleme, nimetame seda siis nagu vaheversiooniks, mida lihtsalt keegi kinnitama ei pea. Ja sellisel juhul ma saan valida ära uuenda. Ära uuenda nupp tähendab siis seda, et töötaja profiile ei puuduta. Kui see versioon 2, see vana versioon oli seal tal profiilis ja tal toodetakse selle kinnitamist, siis see jääb endiselt sinna ja ootab kinnitamist, aga seda versiooni 3 tema profiili ei lisata ja profiili üldse ei puuduta, midagi ei uuendata seal. Ja siit näidati ka, et 9 töötaja profiili lisati see juhend. Korraks vaatan siia tagasi, keegi midagi kirjutanud ei ole. Nüüd, kuidas seda kasutada, et mõnikord on tekkinud olukordi, kus töötaja profiilidesse on läinud mingisugune juhend või mingisuguse juhendi versioon, mida tahetakse sealt kokku korjata nii-öelda massiga, puhastada ära töötajate profiilid sellist juhendist. Ja see võimalus uuenda või ära uuenda annabki selle nii-öelda võimalus on nüüd, et seda on võimalik nii-öelda hästi lihtsasti teha. Et näiteks on mul siin seesama juhend, võib-olla mida ma ei taha töötaja profiili. Olen korraks vaatanud, see peaks olema mul siis kõikide töötajate profiilides vist. Siin ta on see versioon 3 sellest juhendist. Ja ma tahan selle ära korjata töötajate profiilidest. Siis ma lähen muudan seosed. Eemaldan kõik seosed. Juhend ei peaks seoste järgi kuuluma mitte kellelegi. Sellisel juhul ma saan salvestada selle ja uuendada. See uuenda selles kontekstis tähendab tegelikult juhendi eemaldamist töötaja profiilist. Ehk siis ma uuendan töötajate profiile. Uuendasin, vaatan Jaanika profiili ja seda juhendit siin ei ole enam. Sain puhastada selle nii-öelda ära automaatselt kõikide töötajate profiilidest, et kui mul on siin sadu ja sadu töötajad, siis on lihtne selliselt juhendeid kas kokku korjata profiilidest või siis uuesti see juhendamisvajaduse neile nii-öelda tagasi lükata ja siis seejärel otsustada, kas ma saadan selle konkreetse juhendi välja siit töötaja profiilist nii-öelda kogu plokina või
otsustan, et lähen siia juhendite moodulisse ja saadan selle või ka mitu juhendit välja massiga ehk siis kõigile korraga, kellel see juhendamisvajadus on täna profiilis olemas. Kuna ma selle juhendi just eemaldasin, siis seetõttu tal ka see edenemisriba puudub ja seda juhendit ei tohiks kellegi profiilis olla. Et kui ma nüüd vajutan seda seda saada, nimetame seda saada kõigile nupuks siin see ümbrikutega nupp, see ilmubki ainult siis, kui te olete midagi siit valinud. Ja kui ma nüüd tahaksin saata, siis ei tohiks tekkida üldse nimekirja töötajatest, kellele seda saata, sest et seda juhendit ei ole ühegi töötaja profiilis. Sellist juhendamisvajadust ei eksisteeri mitte kellegi. Te ei saa nagu eksida, et te kogemata saadate välja juhendi kellelegi, kellel seda juhendamisvajadust ei ole. Ehk siis kõigepealt tuleb luua töötajale juhendamisvajadust ja siis saab otsustada, kellele ja mis alusel välja saata. Kui ma siin valin palju juhendeid korraga, võin ju kõik juhendid ka valida. Ja otsustan, et saadan kõik juhendid kõigile välja. See tähendab seda, et ainult need juhendid lähevad välja, mis neil endal profiilides juba on valmis sellises staatuses, et võiks nagu välja minna. Siin tekkiski nimekiri nendest töötajatest, kellel siis need juhendid on valmis välja minema. Et ma valisin küll kõik juhendid, aga nendel töötajatel on siis ainult selline alamvalik nendest juhenditest sellises staatuses profiilis, mis eeldaks nende väljasaatmist. Ja siin ma saan siis teha veel viimaseid muudatusi, otsustada, et kõigile ei saada, saadan ainult Jaanikale näiteks. Ja ühele töötajale saadetigi need juhendid siis välja need 2 tükki. Vot. Ja seda saab siin siis täpsemalt lugeda, et kuidas need seosed on juhenditel, kuidas töötaja seosed on, kuidas nad omavahel kokku lähevad, kuidas toimub teavitus, korduvteavitused töötajatele, kuidas toimub juhendajate teavitamine, muudatused, mis tekitavad versiooni uuenduse, muudatused, mis ei tekita uut versiooni juhendist ja mida siis uuenda või ära uuenda mõlema juhtumi puhul võiks tähendada või millist mõju võiks omada ja kuidas seda kõike teha et kuidas ära kasutada seda funktsionaalsust, et puhastada töötaja profiile ebavajalikest juhenditest või juhendiversioonidest või siis tekitada neile massiga siis juurde juhendamisvajadust. Nii. Võib-olla kiirelt näitan üle, aga ma panen selle testi kinni, et kenasti jäin teiega siia juba testkeskkonda uitama. Et võib-olla seda edenemisriba natukene seletada või selgitada, et siin on edenemisriba näha, et siin ma saan aimu sellest, kui palju on selle juhendi kinnitamise protsent siis, kui palju juhendamiskaartidest, mis sisaldavad seda juhendit, on siis juba kinnitatud. Et siis ma saan nagu juhendipõhiselt aimu, et kui edukalt see kinnitatud on töötajate poolt ja kui ma tahan näha, kes see 37,5% siin on, kes kinnitamata on, see on üks põhjajuur siin. Maarjo, kellel see on siis tõenäoliselt kuskil siin. Ma panen siin need käsid, allkirjastan näiteks käsitsi. Enam vaatan siis, mis siin siis on. Natukene läks paremaks juba see olukord. Et siis see edenemisriba läheb järjest paremaks kogu aeg, mida rohkem töötajad seda versiooni siis kinnitab. Kui te muudate juhendi versiooni, siis see edenemisriba tänane seis läheb kõik kaotsi, sest kõik hakkab nullist. Kõik otsast peale tuleb hakata selle konkreetse versiooni kinnitamise protsenti arvutama. Ja kui ühelgi töötajal ei ole seda profiilis üldse selle juhendi kinnitamise vajadus, siis see edenemisriba puudu ennem te nägite, et siit puudus üldse edenemisriba. Näidikute lehel ka võib-olla me oleme natukene selle unarusse jätnud pikaks ajaks selle näidikute lehe, aga siin eelmisel aastal vist tegime muudatused, võib-olla ei olegi paljud siia tagasi tulnud
rohkem siin näidikute lehel, et ei ole see nagu kasulik olnud varem, aga teatud nii-öelda sõõrikutele me muudatused tegime, et siit on võimalik vaadata näiteks juhendamise kaartide staatusi või väljaõppekaartide staatusi. See tähendab seda, et mul on siin 17 kinnitatud väljaõppekaarti ja kui ma selle avan, siis ma näen, nende 3 töötaja kohta on 17 kinnitatud juhendamise kaarti ja 1 kinnitamata juhendamise kaart. Tähendab, vabandust, väljaõppekaart. Et kui ma nüüd lähen siia kinnitamiste vaatesse ja vaatan, et kus see väljaõppega on, siin ongi üks väljaõppekaart kinnitamata. Lihtsalt täitsa meelevaldselt kinnitan ära. Lähen siia. Aha, siin läheb 5 minutit aega selle uuendamisega, et siis siin on ka see kellaaeg, millal viimati nii-öelda uuendatud on. Et kuskil 5 minuti pärast siis kaob ära see 1 loodud ja tekib 18 nii-öelda kinnitatud väljaõppekaarti. Et on võib-olla kiiresti võimalik vaadata, kus see probleem on. Täna juhendamise kaardid, isikukaitsevahendite kaardid ja väljaõppekaardid on siis, kuhu saab peale klikata. Teised on veel ootel, et tahaks ka lähiajal arendada siia, et saab ka neid sõõrikuid vaadata nagu lähemalt, et mis neid probleeme siin siis, mis nendesse punastesse nii-öelda peamiselt siis panustab. Tuletan meelde, et lisaks juhendamise nii-öelda funktsionaalsusele, et juhenditele saab juhendajat valida ka väljaõppele. Et see on siuke uus funktsionaalsus, aga võib-olla ei ole kõik nagu pannud seda tähele, et on võimalik ka väljaõppele siis juhendaja määrata. Ja siia tekitatakse ka eelkirjeldus väljaõppe sisust, kui see on struktuurimoodulis konkreetsele ametile siis eelkirjeldatud. Kuna ühel töötajal võib olla mitu ametikohta samas osakonnas, siis on see tema ametikoht siin ette kirjeldatud, et kui tal on mitu ametikohta, siis siin võib olla ka nii-öelda mitu rida, mitme ametikoha väljaõppe sisu kirjeldus, sellepärast ka see ametikoha nimetus siin ette kuvatakse. Ja viimane asi, mida ma tahtsin mainida, on see, et ja mis on nüüd päris hästi selles inglisekeelses juhendis kirjeldatud, on siis see pädevuste funktsionaalsus. Et me väga soovitame kolida oma pädevused, kui te kasutate siin neid töökeskkonna volinike, esmaabiandja ja töökeskkonna nõukogu liige. Kui te neid lüliti nuppe siin kasutate, et selliseid rolle määrata töötajale, siis me soovitame kolida selle ümber pädevuste moodulisse, kuna need on seotud töötajate pädevustega. Ja me tahaksime siit millalgi selle aasta jooksul kaotada ära need 3 nii-öelda lülitit töötaja profiilist, sest palju parema funktsionaalsuse, palju laiemad võimalused annab siis see, kui te pädevuste moodulisse loote kõigepealt kogu ettevõtte pädevuste nii-öelda süsteemi ja siis vastavalt sellele tekib töötajale siis see pädevuse vajadus külge automaatselt, kui see on seotud ametikohaga. Või kui on näiteks selline pädevus, mis pole automaatselt ametikohaga seotud, siis seda on võimalik alati töötajale siis tema profiilist pädevuste vahele eraldi nii-öelda lisada. Valides see nii-öelda kategooria ja valides talle siis see pädevus. Pädevuse esmakordsel valimisel ta ei ole võib-olla seda omandanud veel. See on vajalik tal see pädevus omandada, siis te saate selle talle lihtsalt lisada. Antud juhul mul see pädevus on juba olemas profiilis, siis ta annab mulle teate. Aga kõigepealt te saate lisada pädevuse ja alles siis hiljem ta võib-olla omandab seda mingisugusel kuupäeval, siis te saate selle kande siia sisse teha ja kanded aegade jooksul siis
anduvad siia nagu pädevuspäevikusse alla, et te näete alati, mis näiteks selle konkreetse esmaabi andja pädevusega selle töötaja puhul olnud on, et millal ta seda omandas, millal ta läbis seal täiendõpet või väljaõpet ja millal see on aegunud, millal see on uuesti omandatud ja nii edasi ja saate ka faili juurde panna, et ühesõnaga kolida siit see volinike ja esmaabiandjate pädevus sinna siis pädevuste moodulisse, et siis annab see ka suuremad filtreerimise võimalused ja lisaks on juba töötajate moodulis olemas pädevuste raportit vaadata siis. Saate teha kokkuvõtteid selles osas, kuidas eelarvet koostada järgmiseks aastaks, kui palju on esmaabiandjaid vaja koolitada, kui palju on seal volinikke vaja koolitada või mis iganes pädevusi te suudate nii-öelda välja mõelda oma ettevõttes. Nii, Kelly küsib, kuidas saada kõigile funktsioon toimib juhendajate määramisel, kui neid määratud ei ole, siis saadab ilma nendeta. Täpselt nii, et see on üks siis downside või kuidas eesti keeles on, et üks puudusi sellel saada kõigile funktsionaalsusel, ehk siis kui te kasutate saada kõigile, võtan korraks selle näitena uuesti, valite mingisugused hulga juhendeid ja otsustada saata massiga paljudele korraga, siis tõesti nende juhendite osas juhendajaks saab olema see, kui see isik on turundusjuhendi külge valitud siis vaikimisi. Kui siin on olemas täpsemates seadetes juhendaja nimi, näiteks määratud vaikimisi, siis antud juhul läheb ta sellise juhendajana talle siis saada kõigile massiga välja. Kui seda siin ei ole, selles juhendis, siis tal läheb see juhend välja ilma juhendajata. Et see on see massiga saatmise kulu ja valu hetkeseisuga. Ma loodan, et see vastas sellele küsimusele. Et te võite, meil on hetk võib-olla aega, paar minutit, et võite veel küsida midagi. Minu poolt ongi kõik, et te võite lugeda neid juhendeid ja anda, kui vähegi võimalik, võiksite anda mulle tagasisidet, näiteks Vitsas oleva selle chati kaudu siit. Et kuidas oli juhend aru saada või kas võiks kuidagi seda paremaks teha. Siin chati funktsionaalsuses on nüüd proovin ka uut funktsiooni, ehk siis teil on võimalik tehnilist probleemi nii-öelda nagu tiketit või piletit luua tehnilise probleemi kohta või siis mingisuguse arendusettepaneku teha. Et siis on parem nii-öelda jälgida ja teile ka tagasisidet anda, mis staatuses teie nii-öelda probleemiga või siis arendusettepanekuga tegelemine parasjagu on. Vot, aga kui rohkem ei ole kellelgi midagi küsida, siis minu poolt on kõik. Ma loodan selle salvestuse ka kuskile kättesaadavaks teha ja teid teavitada siis eraldi, et te saate siis seda jagada oma alamkasutajatega näiteks. Vot, aga kui rohkem ei ole küsimusi, siis head päeva ja andke mulle tagasisidet võimalusel. Aitäh!